arvan, et 2019 oleks kuidagi oluliselt erinev aastast, ma ei tea, 1819 või 1619, aga ma arvan, et inimese põhiolemus on jätkuvalt seesama ja põhiline mure on meil ikkagi seotud sellega, et me oleme eneses kinni, enesesse keerdunud, iseenesega hädas, enesega puntras. Ma võiksin siin muidugi nimetada seda, et 2019 on inimese jaoks küsimus, kust leida lootust, kust leida tähendust, kust leida inimsuhteid, millele toetuda. Aga ma tõesti arvan, et aastal 1619 olid enam-vähem samad mured inimesel. Ega siin muud ju pole kui poliitikute südametunnistus. Et kas see on mäng, mille nimel tasub rahvast lõhestada? Kas see tõesti on see, mille nimel tasub meid omavahel lootusetult tülli ajada, kui võtta meie rahvast kui üht suurt perekonda, väga suurt perekonda? Et isegi ülekantud tähenduses vennatapusõda oma südamele võtta ei peaks tahtma mitte üks poliitik, mitte keegi. Aga see on tõepoolest igaühe isiklik vastutus, igaühe südametunnistuse asi. Eks poliitikud on ka inimesed ja kõige parem on see, kui me kõik iseendast alustame. Kui me julgeks olla ausad ja jällegi mitte isekusest rääkida, omakasupüüdlikkusest rääkida, vaid rääkida inimese heaks. Ja meil kõigil igapäevaselt oleks hea kohtuda inimestega, nüüd mitte jällegi nii, et poliitik kohtub valijaga, vaid päriselt. Me kõik nii väga vajame seda, et keegi meile silma vaataks, kuulaks. Et olla inimene, et elada inimesena, saada iga päev inimesemaks, tuleb meil otsida ühisosa, mis on alati suurem kui see, mis meid lahutab. Sellistel kohtumistel, sellistel jutuajamistel võiks teise inimesse suhtuda suure uudishimuga. Kas või imestada, lihtsalt imestada, kuulata ja imestada ja püüda mõista, mismoodi ta mõtleb ja kuidas ta selleni jõudnud on ja mis on selle taga, et ta nõnda moodi mõtleb. Mis on selle põhjused ja mitte keegi ei ole sellepärast vastane või kellega ma peaksin võitlema hakkama, et ta mõtleb maailma asjadest teistmoodi.